Tervitus teitele. Vaata, moo jaoks oli see eelmis nädal üsna huvitav see, kui Maaleitsus asus artikli, mille pealkiri oli teedlast avastast alkoholi sõltlaseks muutumise võtmemehhanismi. Kuigi mul omal see taris ei ole, sest mu kõik see kange Marku Coca-Cola hakkasin ma seda siiski kohe isuga lugema, sest ega inimestel ju muud haigusi tänapäevas ju polegi, et kui vähk, mille kohta on ka räägit, et see enne arstimise jaoks on rohi ammu olemas, aga kiskid ei julgu seda kasutusele võtta, sest maailma pooled tohtrid jääks siis tööta ja peaks siia Tallinnasse reisisaadjateks tulema. Ja teine ongi joomine. Mida rohkem ma lugesin, seda hullemaks asi läks. Kuule, maaluais hoole ka ede, kas sa muistad midad. Mool igast asja ei viiki. Ja kirjas oli siis sedamoodi. Skripsi uurimise instituudi teedlasi ja üles leidnud võtmetähtsa bioloogilise mehhanismi, mis kinnitab hüpoteesi alkoholi sõltuvusele kujunemisest. USA riikliku alkoholi kuritarvituse ja alkoholi instituudi juhataja Markus Heiling ütles, meie oleme juba mõnda aega teadnud, et neuropeptiid Y on endogeenne, see tähendab kehas looduslikult esinev stressi toimeaine. Samuti oleme teadnud, et alkoholi sõltuvuse kujunemine toob kaasa suuremat stressitundlikkuse. Ja käesolev uurimistöö siubne kaks uurimissuuda elegantselt ja loogiliselt kokku, toetades arusaama, mille kohaselt neuropeptiid Y täiendav viimine mandel kehasse võiks olla alkoholismi ravi jaoks sobiv meetod. Ja siia juurde räägib veel sedamoodi keskid Roberto, kes on teedlane, mismoodi nad rotid täisjootsid. Ja ta ütleb sedasi. Märkimist väärivad veel kaks antud töö tulemuste aspekti. Esiteks, ei blokeeri neuropeptiid Y korduv manustamine mitte ainult ülemäärase alkoholi pruukimise kujunemist sõltlastest rottidel, vaid ohjeldas ka karskusperioodidele järgnenud möödukat juurdekasvu alkoholi pruukimise määras mitte sõltlastest rottidel. Ja teiseks ilmutas neuropeptiid Y pikaajalist tõhusust alkoholi ise pruukimise määra alla surumisel, mis tõstab esile neuropeptiid Y kasutuspotentsiaali ka kliinilistes oludes. Kuramas, mis sa kostad? Mitte mida ta ei muista. Ja ma karda, et kui keskid katsub sellest jutust aru hakata saama, siis ainult seda viisi, nagu venelast ütlevad, et pes putölki ne rasperjossia. Või teine variant on ka. Inimene katsub ja katsub aru saada, miks ta nenda palju viine võtab ja lõpuks lööb ikka peugu ning joob ennast täis. Ja ma pakku sulle siiski veel ühe võimaluse. Nenda kaua, kui teedlast senne jutu, mis nad rääkivad, inimese keelde ka muistvad panna, nenda kaua võta rahulikult edasi ja joo siis ühe korra tuleb aeg, kus sa hakkad aru saama. Ja kui siis muidu juba liiga hilja ei ole ja sa juba alkoholist sõltuma oled hakanud. Vaata, see on samati nagu paljud medeseedusse Eesti Vabariikis. Keskid oli jälle kunagi noka lahti teinud selle koha pealt ja ütlenud, et tavaline inimene ja mitte mida ta aru ei saa, mismoodi seedust on kirja pantud. Ja täitsa enne peale vastad sedamoodi, et tavaline inimene ei peagi aru saama, see on juristide jaoks. Ja vaata, nüüd on valge väljas. Mis see tähendab juristide jaoks? Kui sa või maa seedust riku, siis ei taha kohtunik ennast mitte midagi kuulda, et sa pole teednud või sa pole aru saanud. Sest öeldud ju, et seeduse mitte teedmine ei vabasta end vastutusest ja keed pantakse raudu ikka sool, mitte juristilkine jaoks ne seeduse punktid kõik arusaadavad oo. Muidu üks asi ajas jälle naeru peale, ma siin lugesin veel ühte asja, et Tallinna volikogus lubas hipodroomi asemele majad ehita. Võib-olla see on õige ka, kui see hipodroom seal üks sopa mülgasoo ja loomdel hermus ketsas elada. Siia on nüüd mõttu võimalust, kas panna obused jälle uutesse majadesse elama või eeledada nad 2 aasta pärast volikogu liikmeks, sest viimane mausu käiks õigem. Ei pea siis raha ehitamise peal raidama ja hipodroomi pole taris ka mitte korda tehja.
Ja volikogus ükskõik, kes see seal eeledab. Otsust lähtvad ju läbi nii, ükskõik misust näo. Kuule, täna on siiski tähtis päev ka. Mede lipupäev. Kas sa panid hommikul juba välja lipu? No, kuule, et sa egasi väga palju oma päe järgi siiski toimeta ei ka tohi mitte. See õige ju lippu ikkagi, et mede lipp ning sõsusasjaga peavad nõudmist ka kohasas käima ja sa pead neid ikka teedma. Ma tuleda sul mõne asja meele. Vaata, esmalt see, et eraisikud nagu sa ja ma võivad lipupäevadel lisaks ei saata Eesti lipu ka isiklikel ja kogukondlikel tähtpäevadel. Ja lipp tuleb üles panna päikese tõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8 ja maha võetakse kell 22. Ainult jaani öösse võib lipp kogu aeg lähveda, öö läbi. Ja siis ma lugesin veel, et lipp võib olla eesad ka alaliselt, kui pimedal ajal tuleb see jälle e-valgusta. Ja nüüd ma mõtlen, et kas see tähendab seda, et kui mul teda tahtmine näituseks isadepäeva järgi öösse ka veel ülevel lehvitab, siis ma pean lipul nõnda kaua taskulambist tuld peal näitma, kui unimool peal tuleb. Ja kas sa teed, kui suur mede lipp võib olla? Vaata, senne lipu suurus, mis nõnda ütelda maa pinnalt tõusvasse lipumasti ei saadakse. Senne lipu suurus võib olla keikse vähem pool meetrit korda 0,79 meetrit ja keikse suurema 5 korda 6,28 meetrit. Aga vassaadimasti tõmmat lipu suurus, see võib olla ja see on kõik see suurem suurus üldse, mis Eesti lipul saab olla, see on 10 korda 15,71 meetrit, vaat siis. Rohkem ma sul numbrid siia ütlema ei hakka, soole jäänud nii meele ja palju sa ennast tähele panedki. Sa tood poodist lipu paned varda otsa ja kui meile tuleb, pistad siis humiga välja ka, kui see sun PVO, mis leppu küsib. Ja veel, mis on täitsa oluline asi siia juures. Pane nüüd tähele, kui sa meeste rahvas oled ja soolo kodu sama kange vanamoor kutmoor, vaata siis katsu lipp ikka ise välja panna alati. Teed sa, kui palju sa oma enese väärikust jälle, kui seda moodi peenimalt öelda, sennega tõstad. Vaada, ma olen medel keikne aastad lipu ikka ise välja pand. Ainult ühe korra, kui ma kuskist poolt Lõuna-Eestist tuli, siis ma helistasin ette ja ütlesin vanamoorile, et pane lipp ka välja, täna on see päev. Ja kui ma koju jõudsi, lipp lehvis, kuhmi oli valmis ja usud sa, täitsa mihin tunne oli. Ja, no olga neng. Külakarla mõtleb. Näen terviidust teitele. Vaata, ma olen nüüd aru saanud, et Mede Trandbergi poiss on Vartsneegeriga salaju midad kokku mängend. Ikka see neva kilekoti maksu koha pealt. A neisel teisel pool ookeani oma mõtedega Medest jälle ees. Sest vaada, kui Medel jutustakse kogu aeg, et kilekotile pantakse enda juure ja see hakkab medad 4 krooni maksma, nõnda kaua kui krooni muidu too, vaata siis see tähendab ju seda, et ega siis keskit tootmist ei vähenda. Ja seda vaid jälle ümbritsevad keskkonda, nagu nad nüüd peenilt rääkivad, seda riustakse ju edasi. Sest Mede inimene on sõsun, et algus ta vähe kogeb ka ning võtab kotikodund kaasa. Varsti unub see maha, ta lööb põuga ja ostab selle 4 krooni eest poodist Näh ja mis raha see 4 krooni siis tänapäevas on. Selle eest ei saa 2 kohugestki käde, kuigi silt võib jälle juures olla, et ainult säästukaardiga. Ei, ma senne koha pealt siiski ta ei urise. Ma olen tarbijate kooperatiivi liige ja ega ennen jaanipäeva ja jõulust saama mõtusada krooni tänu täheks enne eest tagasi, et ma olen Konsumis ostmas käinud. Aga mis jälle Vartsneeger välja mõtles, see hoopis teine kilekoti seedus. Ta keelas kõik kilekotid Californias eige ei nõnda palju peab ta siiski tootma, kui jälle ülemkoda ka senne asja eeks kiidab. Ma lugesin, et isegi California toidupoodide ühendus hakkas vanaga selle koha pealt nõuse. Nendel pidi kilekoti asemel jälle mingitsugune korduva kasutamise kott tulema, aga me suun sööva ja seda pole kirjas olnud. Aga kinnel on see, et seune kott ei tohi mitte alla 5 sendi maksa, ehk siis meterahas circa 50 senti. Vaata, veel rehendas nad välja, et jälle sõukse moodiga, kui ne kilekotid toidupoodidest peavad kaduma, jääb üle Ameerika kiletööstuses ilma tööta 500 inimest,
Mes mu meelest on ühna tühine nummer. Ja ega meie ei saagid neid kilekottis tee kautta siia Eestimaal. Kes teeb, kui palju siis peab hakkam töötukassast raha kerjamas käima. Aga kui sa nüüd mõtled, siis saaks mede poodidest ka kilekotid siiski tee kautta. Sest nende asemel hoiu Selverid jälle kinad punast, Konsumis jälle mustad suured kotid. Vaata, ma mäletage, mis see maksis, seal oli midagi 15 krooni või. Ja vaata, senne koti kodu unustamise koha pealt ma anna soole kohe kahesugust nõu. Esmalt nendele, kui sa autoga poodis käid. Vaata, siis osta omal sõsust suuri kottist ühna 2 tükke või isegi 3, kui su peale päeva uudiste midagi muud enam kinni ei aja. Ja pane ne juba kohe auto sisse valmis. Ning nenda, kui sa poodi lähed ja siis avastad, et oledki koti koju unustanud, nenda sul autosest teine kott võtta. Ja kui sa seda muidu oled tüki aega harjudan, küll siis ühe korra meile hakkab ka jääma, et ennem kui sa poodi lähed, võta kott kaasa. Ja kui jo sedasi, et sa plaanid ühna mitu poodi ühe sõiduga läbi käia, vaata siis peab sul autos erinevate poodide jaoks erinevad kotid ka olema. Sest hoidku jumal senne eest, kui sa Konsumi jälle Selveri kotiga lähed või vastapidi. Sul võetakse leib ja vorstijupp kees tee ning pekstakse uksest välja. Ja, ei noh, sa seda nüüd väga tõsiselt võtta. Ja kui sa oled jalamees või käid poodis, moovis rattaga, siis on väga lehtne poodi jälle nende jaoks, kes alalist kunde too. Sõuke pagasniku hoiuruum. Ei. See oli teine sõna, mis see oli. See pagasi hoiuruum, nagu vanasti Balti jaamas oli. Vaat nende jaoks peaks sõsust tegema. Kas nüüd seal ka Balti jaamas sõsust kohta, vaata ma ei tea, sest ma pole praegus Eesti valitsuse aegus rongiga sõitnudki. Ja teise külje pealt sõuksel kehval ajal, seal üldse mida hoida ka või polegi. Aga vaata poodis ei peaks sõsune hoiuruum nenda kapitaalselt ja rauast tehet olema. See aidab plastmassist moodida küll. Ja teedus medel ju erpsa paaruga pret edas läheb, siis võiks ega kasti sees votuselm olla. Sest kui nad su autonumbri juba 100 kilomeetrist tunnikiirusega suutvad e-pildista ja sul pärast keed raudu panna, siis meskunst see sõsusel kapile jälle votuselm külge panna ei ole. Ja nenda, kui sa kapi ede seisad, nenda pildistaks ende see silm saab aru, et sa oled õige mees, kes oma kappist oma kotti tahab, sest ta loo su nägu juba kompuutrise sisse pantud. Uks läheb lahti ja sa saadki oma korduva kasutusega mitu korda poodis käima koti käde. Ja need, kes jälle erpsasti kotti koju unustavad, vaata nendega tehtaks sedavisi, et votu silm annab sulle 6 aega ja kui sa siis jälle koti oled maha unustanud, siis ta enne must lahti ei pesta, kui sul pole kodunud kaasa võttud kotti ede näitamette. Ja siis võib veel asja edas arenda, et kui ta nii soost jälle pildi peab tegema, siis ta võibki senne valmis tehja ning koos kotiga soolega senne välja puista. Ja piltide jaoks võid sa omal kohe eraldi album osta, mis jääbki ajalooliseks poodis käima albumiks ning sealt on naistel pärast hea vaata, mitu kortsu aastaga juurde tulnud, et saaks õigel ajal hakata mingit suust salvi peale meerima. Ja meestel on ka kohe votusüüdistus olemas, kui keskid keere näuga poodi tuleb. Senne järgi ju aasta lõpus hea kokkuvõtted tehja, mitu korda aasta joosul viina võtmisega liiale mentud. Ja automeestele ma paku veel äri idee välja. Osta omal nahatäis mõlema poodi kottist auto täis. Jah, mene poodi ede parkimise platsi peale, pane kiri ülese, et kotti laenudus. Küsi ega laenuduse eest kroon. Järgmise korra, kui ta poodi tuleb, ta kas siis tuleb juba oma kotiga, aga kui ta oos enne maha unustan, siis läheb jälle soo kotiga poodi ning sa saad krooni küsida. Ma usu, et sõsus moodigi saed omal 6 aega ühna mehise papi kokku. Aga seda pead peale passima, et õigel ajal pead sa elepedama. Sest kui inimene siiski hakkab meeles pidama, et ta peab kotiga juba kodunud poodi tulema, siis sa võidki jääda oma koti unikotsa nutma ja kahua peale senne ühna suur. Ja joo sa nüüd näed, kui palju täiendus oleks mede kilekoti seeduse sesse veel taris kerjuta. Me oleme Juhaniga ju kogu aeg neid seeduse parandusi seal Juhani kuuri all teinud ja oleks Riigikogu mehed kõike neid arvese ka võtnud. Vaata siis poleks medel taris olnud Euroopa Liitu mitte minnagi, et nad oleks ise siia tolnud. Aga muidu kes mede juttu kuuleb. Hea, et saagid seda laubumiga vahest teed. Olga ning.
Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaata, ilma vedaski tehe. Aga ma usu, et see on isegi tea. Muistab siis jaanipäevas ilma vihmada hakkame saada. Ja valitsuse meestel on ka praegu märgu aeg. Nad meelidest küll Rahvaliidu mehi 3. käeks ei mänginud välja. Need olid targemad. Ja senemoodigi jääbki kosiline tulemata. Sest nad siin meite kantis vanasti Noorigu kohta öeldi, kes kangest mehi valis, et lehmak kelle otsid, setas sabaks saad. Avada ega asja juures on ju omad ead ka veel. 3 ministert tehedi lahti, aga 2 tõkke pante asemel ning see tähendab jälle kokkuhoidu. Ja see kokkuhoid ju kasutati kohe ka, sest kui jälle parlamentis tahedi vähe kõvema teelt selle kohta tehi, et riigivermad juhid ei tohi üle 90 000 krooni kuus palka saada, siis seda pole üldse arutama hakatudki. Ja õige ka, see va Urve Palu või kes oli siga üks minister. Selle rahaga, mis nüüd sealt järele jääb, sellega saavad riigivermad direktoritel saab ju edasi inimväärset palka maksa, sest mis see 90 000 siis on ja mis sa selle eest poodis saad. Ning ega siis kõhu kõrvalt ikka see Eesti Energiat kamanda, see pole ka mitte naljaasi. Ja näljaga võtab inimest kõikuma ja juhtud sa kuskil pool seal vastamine terve maa ilma siis elektrit täis. Olga senne, kuidas on uued ministrid, ega ta pidi asjalikud mehed. Pomerants lõpetas juba siia ammu luuleduste kirjutamise, aga see pole ju mida tasi olnud ka, mis ta tegi. Siuksed võiks ma söömavaesus mõttu tükki valmis teha. Ja ligi on ju ta siin mees. Ega sennega suurt vaieldab julgu ka mitte. Tasi mõned ajad tagasi käskis üle ajakirjanikul ennast põlem panna. Nõnda, et kui sa senne mehegi juhtud lesidel olema, hoia näpp egaks juhuks pesteammete numbril. Vaata, sennest ma tahtsegi rääkida. Meidel on ju nüüd oome suurt eurovalimist. Aga nendest ma ei saagi aru, sest moolo igatsugu reklaamide, mis telekas näidab, nende järgi jäänud soone tundmus, et sügis ogee ja kohalikud valimiskontorid on kohe oma uksi lahti päästmas. Ma ei muista mitte, mismoodi see maha sai, et peega Putin nagu see reklaamis näitab Mati Roska sees, mismoodi see eurovalimistele eledada saab. Venemaa ei kuulu ju mitte Euroopa Liitu. Ja teised erakonnad need sammati. Vähe mainitakse siiski Euroopat ka, enamasti ikka seda, kui head meie oleme, et meid peab ilmtõikibata sinna valimi ja tolgusta teised ja kedas sinna valida mitte ei aita. Ja teine asi on selle juures veel numbrid. Miks jauks peab seal 100 ees käima? Kui neid ju nagut nii 6 tükki saabki Brüssel saata. Oleskid võinud olla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sest seda, kes numbri taga on, saab tee ju nii. Ma algus mõtlesi, mool oli oma kandidaat isegi välja valib. Aga siis tuli kodu mingitsugune leht ja senega nad paljastast oma saladuse ees, sest sealt vaadas ühe numbri tagant ühna hulka inimese vasta. Vaata, seokse asjaga pole ma mitte nõus, sest ma taha ikka eile anda sennele, kennele ma taha. Aga sedast tuleb välja, et ma anna eile küll ja see lastaks siis nad alamööduline kalamerde tagasi, et mine ise vaada, kus sa lähed. Nagu ramas. Ja kes teeb, hakatakse seal veel omavahel kauplema, et anna sa Karla eel moole, ma anna Ilda oma soole või mis veel olem, pantaks kinkimise kaart moo ja Ilda eelega kennelegi draamadu vahele või küsitakse enne kohe 10 000 krooni. Asi on täitsa segamise aed. Ja senne moodiga me ei tekidame juba ennem seda, kui nad senna parlamenti jõudvad, senne korporatsiooni. See oli teine sõna. Olga, mis ta oli, sa saad aru küll. Ja kui sa pole aru saanud, siis helista sennele Tallinna linnanõunikule, kes nüüd vabaks lasti, ta oskab sulle õige nime öelda. Ja ne valimistaisid moo ja moo Vanamori vahelt ka punaspaela läbi. Ma küsisin Vanamori käest, et kedast sa valid? Vanamor sihtis mind ja seledas, et see on tema isiklik asi ja mul ei ole õigust sellest asja mitte päridagid. Ma nähvas selle peale, et sa võid ju valida numbri küll
ja mõtled senne juuri näu ka, aga soo eel läheb pärast loosi nagu miljoni mängupillet, mis võitnud ei ole. Vanamor ütles mool, et ta teeb seda küll. Aga valin ta ikkagi tsõhukse, kinnest Euroopas ikka midad kasu ka. Ma katsusin uuesti seleta, et senest ei ole kasu, mis sa siin lillepeendri juures oled oma jooks valmis mõtlenud. Saadetakse see, kinne partei saadab ja kas senest kasu seda ei tea Brett Keskid. Vanamor arvas, et ma pidada ega kord hakkama juusekarvu lõhki ajama, sennepärast Keskid mind ka kuskil poole ei vali. Ma ütles, et ega kord, kui ma katsun mida tassi vähe aruta, teed sa mind tolaks. Ja ma ei topigi oma nena senna, kus poole koer oma nena topib. Vanamor lõi piugu ja ma ka. Ma ütles ainult nõnda palju, et kui ma Peeskid valin minema, siis ma valin number 112. See on Peeste ammedi number, sest ristikohtlase inimese jauks, kut ma olen. See valimise seadus sõuke tehet, et sii peavad Paldiski maandilt paremad spetsialistid kohal tulema ning selle numbri pealt saadetakse mede poliitikute jaoks auto ka kohe järgi. Kus nüüd Vanamor kerkes? Teed sa ka, mis number see 112 too? Ma ütles, et ma ütlesin juba. Teed sa Vanamees ka, et see on ühe üksik kandidaadi number, isegi televiisoris näidas. Ma ütlesin, et siis on ju kõik kordas. Saab ühe korraga mehe parlamenti ja auto peale kauba. Nüüd tegi Vanamor üsna peenikest häält ja ütles, et see on üks surav ljov, kennel sõuke numero, kes ennast Vene lipu ees pildista lasten too ja kes siis eneva pronksiöösse aknetsesse peksis ja putkades vargil käis. Ma ütlesin, et ei, see ei ole hea. Taalu ammet juba selgeks õpit ning joo see on ühna ükskõik kus poolt, mida tölma alla saab panna, see Tallinn või Brüssel. Meitel ja Prätsa on aeg, et ega ühel peenigi põus. Ja küll neid vargapoissist peale 1. juulit, kui enamus tööinimesi tänaval pekstakse, meheste juurde tuleb. Siis on ju hea, kui oma poiss juba Euroopas ees on. Oi, Vanamor sisises, oi ta sisises. Lubas lõpuks moole kodakondsuse ametist alli passi laste välja kerjuta ja valimiste päevaks, kas ei joome, üldse mind lauta kenne panna. Vaada nüüd, mikä pärast inimest koduriidu lähtvad. Ja need, kes selle Europarlamenti lõppude lõpuks lähtvad, vaata, need ei tea sellest mitte midad, aga kannadama pea ju maa. Lõpuks siis vaada senne hinnaga, et ma oli nõus Vanamori numbriga eledama, ostsin ma omal ompseks vabaduse välja. Mis ma otsooga ei osa, siis mul teise korra räägid. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitust teitile. No kus nüüd ekka läpadab senneva sojaga? Ega suurt liiguta ei või. Kohe ju esilahti. Ja ega inimest pole üksi mitte hädas. Loomad sammati. Ma vaatsin ühe päev, üks koer kergides aiaposti juures jälga, jonksudes peen paar korda, mitte üks tilk ei tulnud, nenda kuiv. Ja ma pani veel seda tähele, et kui ma lillepeenarde jõust jõest vetto, see kuskis 3-40 meetri kauguselt, siis ennem, kui Vanamor veel lillede peale jõuab eesorist, veerend juba aurand. Ja teedlast ennustavad, et hiljemalt 20 aasta pärast on käes sösune aeg, kus tapvad ja kuumad suved pole enam midagi erilist. Senne sajandi keskpaikas pidid keikse jahemad suved olema kuumemad kui viimase 50 aasta kuumemad, kui sa must õigest aru said. Euroopat, Tiinad ja Põhja-Ameerikat pidi ähvardama keskmise temperatuuri suur tõus 60 aasta joosul. Ja see va Eurostat või mis tahu, kes igatsugused prognoosist ja asju teeb, see ütleb sedamoodi, et 2060. aastal elab Eestis 1,16 miljonit elanikku praeguse 1,34 miljoni asemel. Ja Eesti rahvastik ühelgi järgmisest 50 aastast enam ei kasva. Ja kui sa nüüd tähele panid, siis on kõik see param koht, mede kehv laste tegemise tahtmine nüüd synoptikute ja kuuma ilma kaela aeda. Ega palavaga taha inimene ju suurt midagi süüa ka mitte. Ma avastasin oma jauks asuse söödaratsiooni, et kui kõht hakkab märku andma, et sel sees võiks varsti mida tekselda olla, siis ma joo tumaadimahla.
Ja kui jänu hakkab juba kõrvu liigudama, siis ma joovaks ka vett. Ma vett siis enne moodi 2 päeva 3 kilo alla. Aga seda ma poleks muidut pidanud vanamooril kilkam menem, sest ta arvab kogu see aeg, et ta võiks ikka tükimaad salem olla, kuigi pole tal seda ka mitte midagi. Aga naised peavad kogu see aeg seda laulu ju laulma, et hermus asi 0,5 kilo juure tol. Ma ole siis vanamooril ikka ütlenud, et ega need kilud kõik mitte ju peale jäämest tulevad. Ne lehtvad vahest jälle maha ka. Et ega see pole mitte leivatehas, kus pätsist muudkud liini pealt tuleb ja tuleb. Ei, see jutt ei ole möidunud mitte. Hoopis mulle tehti sõnad seltsi, et mes solviga maha võtta, sa oled niiget jäme ja kui sa 2 päeva söömat oled, annab see kohe tunde ja paistab välja ka. No kui sa nüüd mõtlema hakkad, see loogika, see sõsu no. Siia ei ole muud seledust. Ma katsun nüüd sulle peenilt raamatupidajate keeles seda öelda. See on õiguse põhine loogika, mis tähendab ümber seledatult seda, et naiste loogika põhineb senel, et nendel peab kogu see õigus jääma, kui sa must õigesti aru saad. No ma andsin ikka vasta ka, et pole midagi jäme, 5 kilo veel 100 puudu, ma pole mitte mehe kaalugid veel. Ei, see jäi õideks eeleks päigese kõrbes. Aga teise külje pealt võttes nemmis see meeste loogika targema. Mulle helistas üks mees ühe päeva ja küsis mu käest nõu, et ta ei pidavat ühest asjast mitte aru saama, miks mehed omal armukest peavad. Ja ta loogika oli nõnda raudne, et ma pole ka nende meeste loogikast aru saanud, kes oma lisasilma rõõmu võtnud too. Sest see mees põhjendas asja sedamoodi, et kui sul on naine, kui sul on ämm, sul on 2 tütard, ja mis asja pärast sa pead omale vabatahtlikult veel ühe ehk siis armugese juurde võtma, kes su kallal kägisema hakkab ning sammati, nagu Smuuli Juhan kerjudes, ilma au ja häbi tundete sulle ketseid range kaela aema hakkab. Noh, ja tal on mu meelest täitsa õigus. Ja kui sa siin järele mõtled, siis soo ju egal ühel oma loogika ja õigus. Võtam kas või senne. Ühed targad ütlevad, et sennest ajast, millas ratas leiudati ja see leiudati, ma uuris järgi, sumeride poolt 3500 aastat ennem Kristuse sündimist. Et kui see ratas leiudati, hakkas maailmas käit tagurpidi menema. Teiste sõnadega, sennest ajast hakkas jälle inimest oma ukadusele vasta minema. Teised targad peavad ratast jälle inimkonna keikse tähtsamaks leiudiseks üldse. Ja sõsuseid vastakäivaid asju, vaata neid tuleb iga päev ede. Me ei pane lihtsalt tähele. Ma lugesin kuskis poolt, kus jälle keskid meesterahvas oma keskis arudas sedamoodi, et kui egas tervise asutuses on perearstid, mismoodi siis vallaline inimene abi saab? Siis ta küsib sedamoodi, et kas töönarkumaanid süstivad ennast? Kas jooksvaid küsimusi saab käigu pealt lahenda? Kas lõunasse sõitev laev võib põhja minna? Ja kui inimese maine teekond otsa saab, kas siis tuleb merele minna? Ja miks vikadimees omal niidugit ei osta? Ei, ma või omalt poolt ka küsida. Praegu tuli suune mõtte pähe, et kas rabarokk on mingisuguse linnutoit? Või see maalehega seltsi pantud lisa, mis perenaistel kangest meele järgi ju, see targu talita. Aga kui sa ütled sinne vähe teistmoodi valjuste välja, saad hoopis targut talita. Või siis see, et kui kordamine on tarkuse ema, kes siis tarkuse isa on, kas tarkus hoogid vallas laps? Ühe korra hakkas mulle jälle Tallinnas silma, ei täitsa loogiline, ega ta pidi tavaline silt. Teaduste akadeemia. Aga sa võid seda teistmoodi ka välja hüüda. Sa võid seda moodi hüüda. Tead, uste akadeemia. Ja siit võib jälle laulusalmik ka sedas minna, et üks kas meil kasvas õues, just maja ukse ees, ta oli lapse põlves mu ainus seltsimees. Või siis seda see tund passis, peeva passis 2, nii järjest mõtu suve, siis lõpuks jägas võsa mats, häi oinas kurat mone. Või siis seda, et metsiga mõtles kase all, et võtaks heinet vähe, kuid jääger ädas ülevel, metseale lasi pähe.
käis Pikkõrv ühel sommeril, kust möllas äge rokk ja vedas lõpuks jänkulgit, tal kinni löödi mokk. Ja kui läi see sojakas vist mulle ka liiga tegema, lõpetas iguhase Volganeng. Külavarla mõtleb. Tervides teitele. Nüüd on mul otsus tehet ja ma pea hakkama uut valimise seadust tegema, sest nad pjõua muidu jaanipäevakski teelde lugemisega valmes. Sügise ju ka jälle valimist ja mul on erm, et see Sibul, kes nende nename soo, peab veel jõululaupäeva õhtu Kohtla-Järvel sõitma, et viimast 2 rikutsedelit seal lugeda. Ühe külje pealt ajab see naeru peale, aga teise külje pealt teeb ikka vähe näeduks ka, et meid asjad siin täielises Eesti Vabariigis seda muidu käivad. Võtam kas või selle Tarandi poisi, kes siin kogu aeg televiisorist tahtis targem olla kui 5P. Ja oli ka, sest ta ütles ju peale Europarlamendi valimisi kohe plaksti, et ma Savisaaro 1000 eelt Ida-Virumaal omal nehveldanud. Mool on siin juures teine küsimus. Kui ta kohe peale valimis nõnda tark oli, siis pidi ta ju seda ennem valimis ka teedma. Ta oleks võinud ju ennem eelt tehti, et vaatke olega, 1000 eelega tehtaks sooki. Nähjene 100 000 eelt, mis ta sai. Ta oleks ju võinud ju kohe pille tee osta, lennuga peale istuda ja vanatarand oleks poisi Brüsselis keedlaiali vastu võtnud. Need 1000 eelt ei tähenda ju senne juurde medad. Vaata, sennest ma saa aru, et neeva aparaadid umbejoosid. See on sammati nad mootorsäägagi. Kui sa talle ikka palju bensiini peale pumpad, siis pasandab kündla täis, saab ette lahti võtma, kündla kuivadama ja siis saad jälle sae käima tõmmata. Ega siis senne aeg, kus me saas aega jäunad, soole ju juppist juure ei tule ja vähemaks ka ei jää. Aga ne valimistega teistmoodi. Massinad said 1,5 tunni pärast, nad jälle Sibulsi mitu korda ütles, jälle korda, eeli hakkas ikka ühe vähemaks jääma ja teisele juurde minema. Mis mood see siis võimalik ko? Keskmehed said oma numbri 46 pealt 14 peale. Kui need ka kauvad, siis ei ole padaril muud tehti kui lennujaamas kitarred mängida, sest Brüsseli pillet võetakse ju üsna näpu vahel tee. Nüüd ma kuultsi, et tahetakse seda e-eeledust ka kontrollima hakata. Ma muidu täpselt ei tee, mis moodi see suune eeledamine käib, aga mul on kange kahtlus, et siia annab vähe rohkem mängida. See tehtakse ju ka massinatega. Ma peab vanamori käest küsima, ta teeb selle koha pealt jälle paranni. Aga kõik see hullem on see, et enam ei ole midagi kindlad. Sa lähed eeledama küll, aga sa pärast ei tee pehuloodegi, et kus poole see su eel pantakse ja kenne nimekirja arvestakse. Sellepärast on mul sõsune valimise seaduse muudatus, mis teeb kõik valimist Eesti läbipaistvaks, nagu nad praegu rääkivad, ja kõik, kes valimas käivad, võivad kindlad olla, et ta eel läheb just sinna, kus ta tahab ja menem peab. Võtam kõik see pealt selle valimise komisjoni. Senne ma kautaks see. Senne pole tarvis mitte ühtegi inimest tool soendama. Ja valimise jõuskonna ees on lahka. Lahka peelo tasuta keiksugumarkist, limunaatist, jeedeesid, egatsugu muud võrdsuvesid ja kes teeb mis kõik veel ning õlud ka muidugi, ega te seltsi. Ega margi juures messel lahka soo on nimi. Näituseks, kui sa tahad Mardi Laari valida, siis võtad Saku originaali. Kui sa tahad viljad valida, võtad Coca-Cola. Siis võid muidu sõsunasi ka möiduma hakkad, et kui ma tahan rastast valida, siis ma pea kaljaga leppima, sest ta on ju nõnda ondlik mees, et üldse mida ta alkoholi ei pruugi. Nähja, et tehe lõbusam oleks, siis inimene rüüpab selle pudeli ja läheb justkui kabiini, nagu me harjunud olema. Aga see ei olegit kabiin, vaid selle asemel on üks suur taara automaat. Inimene, kes vali ja pudeli tühaks joonud, tõstab nüüd selle tüha pudeli automaati, see rullib seda vähe ühtepidi, teistpidi, kontrollib üle ja kupadab selle siis selle kaste, kus ette nähtud on. Kõikide kandideerite jõuksu oma kast
ehk oma taara ja massin loeb automaatselt kokku, mõttu tühja pudelid on tulnud, ehk mõttu eeld üks või teine sai ning kõik see paistab kogu see kõikidele kädega suure ekraani pealt, mismoodi automaat järjest numbrid loeb. Ja kinnekastis lõpuks kõik see rohkem taaradoose ja võitja. Ei ole mitte mingisugust järelnoppimist, siin nad vanasti kalloosi kardulipõllal käis. Ei ole mingisugust protestist, ei mitmel korral eelde lugemist, sest kõik ühe korraga kloor. Ja inimestel oli ju ka lõbusam ning need tulevad kõik valima. Vaada, kinnel muidu kummuli keerad paata kodust aadressi tähendab. Mede valimise protsent oleks 99,9, nad vene aeguskid, kus jäuskondas kohe umikvara peenimad konjakid ja banaanid müügil olid. Mis sa arvad mu ettepanekust? Mu meelest on täitsa mihine. Ma rääksin vanamoril ka. Aga ta ju muu jutus suurt mida ta ei pea. Ta oli ikka üks aina mõte, üks ta kõik kes, aga Isamaa liit peab olema. Ma siis küsis, et miks jauks sa neid kogu aeg valid? Ta ütles, et see on kõik see kinam nimega partei. Ma torkas siis omalt poolt, et see ei ole enam paljas Isamaa liit, vaid see on Respublika poisid murdsid seld ju paar aastat tagasi läbi. Ning nüüd on IRL, et mõni nende hulkast on enda peenigase jutuga. Ta räägib sulle 2 tunde täiesti tõsist näuga tõsist juttu ja alles järgmise umigu sa saad aru, et ta pole sulle õige mitte midatsene rääkimisega ütlenud. Jah, selle koha pealt peab nende laua andma küll. Aga vanamor pole tahtnud sellest kuuldagi, et mitte jäuna sekka oma, ega ma teda teiseks ei saa tehja ka ning see on muidu ega ühe oma asi, kedast ta valib. Kui sa nüüd muu käest küsid, kedast ma valisi, Europarlamenti, siis ma jää sulle vastamise võlgu, sest ma pole valimas käinkid. Kui sul on eelmisest kordast meeles, ma rääkis sulle, siis ma tahtsin 112 valida, et Peesteamet oleks ikka kõik õigem. Aga vanamor lõpetas selle asja mul kohe, et 112 oli keskelt Soravljov, kes omast Vene lipu eest pildi oli teinud. Vanamor lubas ju muu, kas siis lautagi enne panna või kodakondsuse ametist halli passilaste välja kerjuta. Nõnda ma siis kaalus üsna tükk aega ja et ei üks ega teine variant mulle ei passinud mitte, siis ma jätsin igaks juhuks menemata. Aega ma neid jälle ei kritiseeri ka mitte, mis nad seal Brüsselis tegema hakkavad või tegemata jätvad. Ma teen neid parem järgi, kui sa must õigesti aru saa. Ja, sügise, kui kohalikud valimist tulevad, siis haidab ainult muu pakut valimisseeduse muudatuse ettepanek. Kui see lugemisel läbi ei lähe, siis selle moodiga jääb mul sügis ka valim menemata. Olga ning. Külavarla mõtleb. Tervitus teitele. Vaada, kui ma eelmise laupäeva pidi sulle erpsest kuumast koguseg rääkima, siis nädalagu asi hoopis mihemaks läinud. Sadand ja kraadid õues ka ühnaristi kahtlast. Teedlased teedvad veel rääkida seda, et aasta keskne temperatuur ja sademete hulk muudkud kerkivad ja paljude lõunapoolsete maadega võrreldes läheb kliima Eesti jaoks äkka paremaks. Aastad on sujemad, vihma tuleb rohkem ja sellega saab mede põllumees moka hamba peal tee, sest Eestis toodetakse teravälja rohkem, kui ise tarvidakse ja ülejäänud saab piiri taha teistele näljastele saata sisse. Ja tuleva nädala ju egade pidi üks keikse tähtsamad aegu üleüldse mede kalendris. Keiksepealt 21. juuni ehk teisipäev kell 20.16 hakkab suvi peale. Ja suine pööripäeva teiste sõnadega veel suine päigese seisak, kui sa oled kuulnud. Siis on põhja poolkeral, kus meigid oleme, keikse pitkem päev ja keikse lühem öö. Lõuna poolkeral on keikele vastapidi. Nõnda, et kui me võime peaaegu, et öö läbi ilma lambi valgete raamatut lugeda, siis pingviinidel on tükk tegemist, et oma pesakoht pimes üles leida. Aga nüüd ma pean sulle Jaani ajast ka siiski midagi ütlema. Keikse pealt ei ole ma nõus senega, kui ennustavad juba, et Jaani aegu vihmane. Kus see saab seda mõt olla? Kui mool on Jaani laube Varblas laad, sealt tulema Padavai Muhumaale Ellamaal Jaani tulele, jaanipäeva ehk 24. maa juba käine Jaani tulel, järgmise päeva Rägavere valdas Niilaküla päev, see saab 770 aastat vanaks
ja pühapäev ootavad mind Pärnu vallikäärus juba Pärnu pensionärid. Vaata, siiamaani on ikka sedas olnud, et kui ma Koskese poole sõida, siis võib sõiduaegus veel sadada, aga kui ma kohale jõua, jääb vehmi järgi ja päikest tuleb ka välja. Näe, ja kui see pesin sortsi õhtubki korra tulema, ei ole sellest ka mette kui midad. Jahutab mõne mehe ehk veel mahagitki neil juba 7:30 aegus, mihine sõna ja lõia otsimise vaart sees on. Aga keiksepealt ma tuledas ole meele, et nädal ennem jaani ja nädal pärast jaani on kõik see param aeg omal kasevihad talveks valmis tehja, et sa ei pea neid jälle pärast bensiinijaamas ostmas käima. Ja siia on soovitus sõsune, et keikse paramad pidada olema soo eeres või einamal kasvavad kased, sest nad on aeglasema kasvamisega ja nendest saab tihedama ja painduma viha, millega easte mõnut mätsida. Ja kui kasv jälle nobesti kasub, siis lähtvad oksaarud liiga pitkaks, lehed samate suureks ja nenda, kui sa ikka mihise paaru omal annad, tulevad lehed veel tee. Ja kõik see param kasv, kui viha jauks 23 aastane, millel oksad sedamoodi allapool reppuvad. Ja viha võid sa teha muidud sõsuse, mis on ka 0,5 meetrit pitk, aga lühemaga saad jälle nobemini just seda kohta nohelda, mis taris on. Nähkinnel muidu einaküüno, siis oleks hea olevat viha okstel ööpäeva või paar sedamoodi einaküünist seista lasta. See annab veel omakorda hea lõhna juure. Ja kinnel sügav külmo, see võib vihad kile kotti panna ja külma. Ja siis on talvel terve leiliruum kase lõhna täis, ainult linnulaulu peetkid veel juurde mõtlema. A jaanipäeva kohta on mitmesugust õpetust, vaata keikse rohkem käis jaaniaegus ennustamine, et aga teada saada, kes on tulevane hoo. Ja tüdrukutel oli soovitus, et kuidas jälle peidmest kätte saada sõsune. Selle jaoks peab tüdruk jaanipäeva õhta ajanurkas magama ja just sõsuse ajanurkas, kus 3 ajanurka kokku käivad. Siis tuleb pimedas jälle peidmees äratab magaja üles. Näha, kui sa nüüd mõtlema hakkad, siis see polegi nende lihtne sõsune ajanurk üleüldse leida. Ma mõtlesin medekantis ka, mitte ühteküt sõsust ajanurka ei ole mul silmtäde mitte tulnud. Aga teise külje pealt, ega ma pole tüdruk ka mette ja mu tulevane on juba mu oma vanamori näol ammu olevaseks muutnud. Ja. Näe, jaanitulelt, kui jälle tüdrukud tulid, siis nad pidid korjama 9 sorti lilli, nendest pärja tegema ning senne ristteel pähe panema. Ja tagasi vaata, kinnelgid juttu rääkida ei tohtinud. Ja kodu panti siis pärkpati alla. Siis pidi unenäus oma tulevast nägema. Ja umigu pidi pärja jälle puu otsa viskama. Ja kui see sänne kinni jäi, siis oli kinnel, et pulmad tulevad. Ja meeste rahvastel oli asi tükki lihtsam. Vanarahvas teedes sedamoodi, et jaanilaub öösse peab taldregu veega, millest jälle pilbas on sedamoodi üle pantud, voodi alla sokutama. Ja kui sa näed öösse unes jõge, kus sild peelo, siis see, kes su üle selle aidab, oogid sobruut. Nõnda lehtne see oogid. Ja vanasti pidi jälle mees jaaniöösse naisterahvas särgi selga panema. Ei, see tähenda nüüd seda, et keskid on kappist välja tulnud, nagu tänapäeva räägitakse. Sedas pidi särgi veel ümber karja käima, et kuri silm karjale jälle peale ei hakkaks. Ja jaaniöö pidi veel sellepärast ermba eriline olema, et siis on hea võimalus peidet varandus üles leida. Siis pidid vanakurat või juudas öösse rahapaja välja võtma ja raha kuivadama hakkama. Ja see, kus nad seda tegema pidi käikse paramini paistma, kui sa vaadad katus alt unka aukust või siis läbi kerstulaua oksa augu. Näh, unka auku egal vanal majal olemas ja sealt saab välja ka vaata. Aga mis senne kerstulaua oksa auguga tähje? Pead sa senne kuskist poolt ennem välja kaevama või peab sul omal juba see varu kuuri all olema, et siis kui ühe korra sõiduks läheb, on kohe vetta. Ja muidu käiks rohkem levind ja ma lugesin, et isegi et rahvusvaheliselt on see sõnajala õie otsimine. Ja sõnajala õis pidada olema ermva kaunis õis, mis ainult jaaniöösse puhkeb ja ainult ühe korra. Ja kes selle õie leiab ja nopib, see pidi rikkaks ja õnnelikuks saama, see pidi hakkama lendude loomade keelt mõistma ning ta pidi maailma asjadest käit teeda saama. Aga tegelikult on see sõnajala õie otsimine üks paljas ettekääne noordel metsa minna.
Ja ma usu, et nendel on seal muudkit tehti kui mingisugust õit otsida peelegit, kui sa teed, et ta ramp ei õitsegit mitte. Kas sa teed, et ta paljuneb sammati kui inimene? Ma lugehe see. Tal on ka emas sugu rakk, mis on ühe koha peal paigal ja oodab, millest nahatäis isas sugu rakkust platsi purjedab ja selle jaoks on muidu vettaris. Nõnda, et see sõnajala õie otsimine ongi üks patu tiule ahvatlemine, aga ega sellest pole ju ka midagi. Patt pidi kangesti magus olema. Ühe kassari naise viisi veel parem kui sukrusai. Nõnda, et eikä eed jaanipäeva teitele pea omal muistus, siis ikka ees ja tee natust pattu ka, see igatepidi lubad. Olga ning. Külakarla mõtleb. Tervitus teitele. Mool on nüüd ka täitsa selge pilt maaga ilma ennustajaks. Sest nendel tuleb välja sedasi, et iga kord õigus. Ükskõik, mis asja sa ennustad, ikka õige. Siia näidati korra suvereporteris ka, kus ne 2 ilmatarka olid see juuni 1. 2 nädala jooks ennustanud ilust ilma, et vahel on vehma ka. Ja mis välja tuli? Medel ju siis hadas kogu aeg. Ja kui nende vanameste käest nüüd küsid, et mis ilma ennustamise kukka läks, siis lõid nad rinna eda, et ei ole mida tukka läinud. Ja see, et vihma sadas, see ka loljut, sellepärast, et ega ta pole siis käiksaeg sadad mitte. See oli vihm ja sennele on ka vahepeal nad ennusted saigid. Nõnda, et ma hakka ilmatargaks ja ütle soole, et ilma iga päev hea, sest täiesti oleneb sellest, kene jaoks ta peab hea olema. Kenel on puhkust, tahab mere ääres olla peesita, selle jaoks on päiges hea. Põllumehele ei ole see võib-olla ja ta tahab jälle põllu peale vehme saada, nii kuivad muidu. Nõnda, et egade pidi on hea ja ilma ma lubas ole ka see on hea. Kuule medelsi kuu muudis ka. Hiiumaal tehti eile 1. ööklubi valmis. Ja selle hotell ka juures, kus sa saad ikka pitkal visada, kui kuju enam ei jaksa minna. Kui sa teed, kus vannast Sõpruse Kallusi kontor ja suur keskus oli, vaata siis see hoogid õige koht. Ja see on mu meelest egade pidi kiitmist väärt, sest muidu on sedasi, et ükskõik mis kellaaeg, kus sa Kärdeli keskväljakule jõhtud, seal on kogu aeg mingisugune robikond poissest tõdruguid, kes platsivad ja ammedid peavad. Ainult umigu neid ei ole. Ja ju nad siis öösest palvekordest ennast välja magavad. Aga mool on see tunne, et praegus suve kõik see suuremad tegijad on rohelist. Sa ei usu või? Vaada, kui sul on meeles, siis ühe päeva näidas televiisoris, mismoodi Ameerika president Kärbse keebel maha lõi. Ja nõnda, kui Obama selle pläraga pani, oli mool kohe mõte, et äga neil oma kaitsjad teda rahule ei jäta ning sellest üks jäma tuleb. Ja tuligid. Pärast kerjudas kuskis pool, et ne olid jälle presidendil saatnud. Ma pani sinna val kirja ka siia, et see Kärbse omaantse püüdmise seadeldis. Aga mis on see ristapuu, vaata sellest ei ole nad mitte üks sõnagid ütlenud. Aga ma või soole praegu kohe selgeks tehti. Vanam oli muidud silmad särast, pees nad 2 tükki veel oiku pärast vihma päigese käes, et kus on ikka kange mees ja kus on ikka tubline mees ja maa sai muidud jälle susad, et ega siis maa jälle siukse asjaga ei pidavad hakkama saama. Ma ütles, et mis kangus siit aris hoia, et maa ole veel kangem. Maa püüa Kärbse üsna õhust kenne. Ja sii pole muud taris, kui ta sool jälle kuskis pool kodib. Pesta taale püvu tasa käest nina, et tõmma niuhti, ta saab aru, et mida tasi on tulemas ja lennab otse su põusesse. Oled sa proovinud? Mool tuleb see üsna heasti välja. Ja siis on valida, kas on mul jutta põuses katki, viskad pliita alla või ajad õrnaste lehed lased trepi peal lendu, et linnul ka midagi nokka vahel vettu. Oota, ma ei tea, mismoodi ma peaks osus õpetuse Ameerika saatma, et kui senel Obamal teise korra jälle osun asi juhtub, et Kärbes ramp hakkab riigis ise asjades ennast segama, et siis oleks tal kohe keepärast mu õpetus ja need loomakaitsjad, need jääksidki petkanenaga. Ja ju osa seda ka oled kuulnud, et keskid seneva Tele2 mobiilimast või mis ta maha vetsid. Politsei pretuurib. Ma tea täpselt, kine töö see on. See on roheliste tehet. Sest vaada, kui su mõtlemine juba vähegi roheliseks vedama hakkab, siis sa ei kannada ju sest asjad kuskis poole metsa ehk looduse sesse mingitsugune raudjurragas pösti on pantud. Sest ega keskid seda ju maha nenda kaua ei võta, kui ta pösti on. Sa võid ennast selle külge ketik enne panna protestist tehti ja
keskid seda ei kuule ega ei näe ja sa võidki tõhna sinna maha surra, nõnda et rebast saavad hulgaks ajaks suu käima, mitte midagi ei juhtu. Aga nüüd on teine lugu. Sa saed need rossid läbi, maast kukub parlaragati maha ja kui see maas on, siis keskid peab selle ikka eeguaristama metsa selle koha pealt pootaks tegema. Nad lubast küll uue masti panna, aga pane mu sõnu tähele. See va mastide saagem nõu alles algus. Viljestega oli ju sama lugu, kui neesi kaitse alla võeti. Nüüd nende õlbeks läinud, ta pistab sulle paadisilla juures loiva piuse, naerab peale kauba veel ja läheb ning lõhub su mörra tee. Või ne kormuranid, mis jälle aastaid tagasi Matsaluse toodi. Siis ju räägidi ka, et uus sort ja neid peab ikka kaitsma ja ega neid mujal ei olegi, kui looduskaitseala peal. Ei, muidu oli jah, käik kena, aga need asjamehed unustast ühe asja jälle et sõsun asi lennab ka. Ja nüüd on mul ega kord sõsun tunne, kui ma neid kuskil pool jälle kivi peal näe. Just kui vaadaks seda vanad jälle õudusfilmi, linnud, kui sa seda näinud oled. Ja et kohe pestab vai jetskuk ka kadaga pöösa tagant nena välja. Ja viimane asi, mis nüüd 1. juulist tuleb, see uus töölepingu seedus, kus 20 000 tööinimest tänavul pekstakse, see on ju puhas roheline mõtlemine. Sest vaada, kvartali eest see inimene enam maksa ei jõua. Ta peab sealt välja kolima. Ega keskid seda kvartalit ära ka ei osta, selle pärast pole ju raha ja nii jäävad lihtsalt tühjaks ning inimese jaoks on uus adress, Kumulipaat. Ja siia ka sedasi, kes ikka täitsa vaene on. Sennel on paljas ladja põhipee kohtas. Kinnel on rohkem võimu, sennel võib juba midagi kakuami moodi asja olla ja senne saab isegi 2 ehk 3 tuba tehja. Ja mõtle, kui loodussõbralik kõik see elan siis on. Mulle hakkas see mõte kangest meelde, ma oleks see Juhani juurde asja arutama, et sõsus seeduse paranduse võiks ju Brett Riigikogust kohe läbi lasta ning Trandberg tuleks ka peaministriks panna. Siis ei oleks medel tarvis enam isegi elektrit mitte, Eestimaa saaks korra peelde Euroopa kõige puhtam riigi hulka. Ja ega siis eurot pole ka mitte tarvis. Mis sa selle rahaga teedki? See ju haiseb ning reustab ilma seda loodust. Ja kuuled, see jaanipäevad ju hakkavad tulema üsna jooniga. Jaanipäeva kohta on mul ütelda seda, et see on tänavu aasta ilus. Käik ükskõik, kus koha sa seda jaanitulda ma teed, igas poole kina. Aga mul enne päeva jooks mõni ütlemine ka. Seda, mis vanarahvas ütles, ja seda, mis maale jälle nüüd vähe moodi pand. Et vaata vanasti öelda, et kui enne jaanipäeva ühe säse või parmu e-tapat tuleb 90 juure, kui pärast jaani kaub 90 e. Nüüd pantakse parmu tapmise pärast kinni, aga juure tuleb neid nii ennem kui pärast jaanipäeva. Vanasti oli tüdrukutel jaanipäeval uued rõivad selges, sest Jaan tõi ju mehe. Nüüd pole tüdrukutel jaani õhtul suurt midagi selges ja nii mõnigi Jaan saab selle õhtu meheks. Ja Hiiumaal ja Saaremaal sõideti vanasti paatidega merele ja lasti seal rakettist ja nüüd saadakse hammasverele ja loobitakse pudelid vette. Kui vanasti peidmees pidi pruudile kase jaanipäevaks kodu viima, siis nüüd sõidab peidmees kaset maha ja joob rooli taga viina. Vanasti arvad, et ennem jaanipäeva tehtud vigaditel on sees 9 rohtu, pärast jaanipäeva 9 ohtu. Nüüd ei luba euronormid ennem jaanipäeva võtta üldse rohtu ja keelust üleastujad kaibab põllumajanduse ministeerium pärast jaanipäeva kohtu. Vaat, siuksed õpetussõnad soole ka. Kuule, ilusad jaanipäeva, nähi võidupüha ja kõik asja, mis siia tuleb ja ole ikka mõnus ja olga ning! Küla-Karla mõtleb. Tervitus teitele! Nüüd ja suured jaanituled ja võidupühad e-peet ja senega aasta seliti ka pantud. Varsti pole muutkut, vaadames moodi linnud marjapöösed tühaks tegevad, senne järgi telefonitraadi peal parvemine, kust plädisevad ja hoogid vehmad platsis, rohutud tumi kui juba kahudend, jõulud siis kee ning aga uut aastanumbrit kerjudama. See inimese elu on ikka lühine küll, kui sa mõtled. Kui palju sulle neid päev ikka antud on? Aga kui sa tagasi vaatad, siis su ajal jälle pitkust mehesti. Sesse mahub ikka ermba palju tegemisi. Vabaduse sammas sai ka õnnistet ja Putini mehed on enne juba maatasa teinud nad Berliini 45. aasta kevad.
ning üks professor on ka kuskil pool Saksa ajalehtes kerjudanud, et see on hoopis tükkis vägivalla sümbol ja keskitütes veel sedasi, et lätlaste ausammas on ikka ausammas ning kunstiteos, aga mede oma näidab Tšehhi klaasikuntsi. Ma ei tea, ei ole ise seal juures käinud ega põuga katsunud, televiisoris näidas ja lehtes oli ka pilta, pole see moole ermu peale mitte ajend. Aga muidu klaasi asemel oleks mu meelest ka midagi kivi võinud olla, selge mehemvärk ja joos enne juurde oleks ka aidanud, siis tuled moodida, mis mood need peab paistma. Päigesegee pidi see sama selle kaugelt paistma, kui üks suur plastmassi on. Ja ei tea. Ma moole erm vähe selle pärast peale, et kui keskelt lontrus viskab nüüd kiviga ja kui see jälle klaasel mitte katke ei lähe, siis võib ta pesis prauju sesse võtta küll. Ja sügis sajab vihp sisse, talve külmendab ning sedas nikerdab mõtme aastaga praugid sisse või isegi töki lahti. Või võtam teine asi. See on ju nüüd valged värvi ja kui nendel vahtkonnameestel kenel öösamet muud tehi ei ole, kui nendel tuleb äkist mõte võtta seda aerusooli värvi ning punast ning sinist triibud peel lasta ja oogid Vene lepp valmis. Ja ega nendega ei tehta ju ka mitte midagi, sest süüd ju ei ole nad mitte kunagi nagu pronksiöö korraldamise järgi nähki oli ju. Kohul laseb nad suure vabandusega uksest jälle välja ja mehed saavad kohe poodi uut värvi minna ostma. Ja kes teeb, mõni võtab punase asemel musta ja siis on jälle Eesti lipp. Aga mis nendega tehtakse, vaata seda peab Jüri Liimi käest küsim minema. Ta on ju täielises Eesti Vabariigis preet ikka veel vabaduse võitleja ja ma arvan, et ta ole üsna mihesti, mille eest preetkid sõda pidada. Nõnda, et ma poske selle samba kohta suurt midagi ütelda, las vehe laagerdab. Aga teine asi, mis ma lehtest lugesin, jälle uus seedus, mis tahetakse valmis teha. Lugest sa? See on alkoholi vaba ala seedus. Ja see tähendab seda, et autos ei tohi kesked enam pudeld lahti teha, rääkimata siis sellest, et juhil mida pudeli moodi aasti jälle reite vahel püsti on. Kas see on siis nüüd sedavasi, et kui ma tule Juhanega ja ta autoga mörda vaatmast ja mool külmarohuks medatasja kaasas ka ja kui sinivalgid juhtuvad kinni pidama mool pudel peus, siis on mool Juhanel ja kalakastil otse tee pulkad taha. Ma ehk saa kalakastik kuiva Juhan jäpid nende käde ning süüdi ka, et ma autos mäed maitsesi. Ütle nüüd, kus kohtas see õigus siis on? Ja ega sedagi ta ei tea, tohib see üldse enam autoga poodist õlut või viinapudelt tuua. Politsei peab su kinni, vaada posted kraami üle, leivasaia ning postijupi võid kodu viia, kõik meil jälle kraadid vähegid sees ja sõna võtab politsei oma sünnipäeva pidamiseks see, kui sa must õigest aru saad. Ja see tuletab mul kangest praegu Ameerikat meelde ja seda aega, kus seal oli egas pool ju seoksed sildid ülevel, et ainult valgedele. Praeguses mõttes peaks siis ütlema, et see on musta vaba ala. Aga sa katsu mõne neegriga praegu tõstasse aruta. Ma arvan, et saab juba rohkem, kui esimest sõnad välja ütelda, kui ta juba suurt soppi tahab keeta. Aga ma küsin nüüd sedasi, et kui manni poodis õhta kella 10, ummigu kella 10, mida ta alkohooli ei saa, sedasi egas pool Eestimaal, siis peaks ju sennest kellast senneni kuulutama poeruumi ka alkohooli vabaks alaks ning see kraam, mis jälle vitriinis soole peeva silme teeb, tuleb õhta pimese lauruumi eebeita nenda kova, kui päige selle välja tuleb ja kell 10 ligi kõima hakkab. Siis tassid man kõik riiulide peale tagasi. See ju mu meelest ka loogika. Aga ma tegi sellest oma jauks ka pisis seeduse paranduse ja nenda nad ikka, et seedust kõik see paramad nende jauks, kes neid tegevad, siis tuli mool ka sedamoodi välja, et ma kuulutasin oma kuuri Vanamoori vabaks alaks ning edaspidi sõsun koht, kus ainult moolo õigusringi klodida ning ma või ilu auga pudele, mis ma kogu see kruupingi taha peitma ole pidanud, välja võtta ning riiuli peale panna. Ja kui ma põlve otsas mäed nupuda ning nekerda, siis selle juures vahest suu maguseks tee, siis ei ole mitte üheget Vanamoori asi mul mida ütelda. Ma küsisin Vanamoori keest ka veeri, et mis ta sellest alkoholivabast autoseedusest arvab. Ja taal oli muidu tea meel, et ühe korra nüüd vöödes ka siis sõun seadus vastamise ikka seedus oo.
Ma siis andsin talle ka teada, et ompsest too moo kuuri alune ka mõnes mõttes sedamoodi vaba ala. Vanamar sähvas kohe, et vaata, see võiks alkoholivabaks alaks tehja küll. Et ta teeb täpselt et mool on seal 3 pudeli peitmise kohta. Üks on kruupingi taga vana kardulkorvi sees, teine on vana Blackmantli taskus, mis seal kohe ukse kõrvus naela otsas reppub, ning 3. on kuuri nurkas põrandliistude vahel, mis samm oleks toonud suurt tuppa panna, aga mis on siiamaani panemata ja pididki moo pärast panemata jääma. Sa saadanast, kus ta nii täpselt teab? Ma küsis, et kas sa käid moo järgmine uskimas või? Vanamor itsides ja ütles, et äga senne jaoks pole suurt kuntsi tarvis, et moo pudeli peitmise koha tee arvada. Ma jäin mõtlema, et oodal siis nüüd 3. selm või teine asi, ta ju käib seal internetis ka, äkki ta paistab seal tee. Aga siis ma esitasin oma meelest vägeva küsimus. Ma küsis, et kui sa ne koha teed, miks sa siis pole sealt meelt maha kallanud? Vanamor lõi nüüd kaardid lahti ja teadustas, et ta on ega kord, kui mool juhtub vähe ais juures olema kuuris kontrollimas käinud ja ega korra natust maha kallanud nõnda, et ma pole arugit saanud. Kuriloom. Ma mõtlesin küll vahest, et kusmoodi see pudel nõnda kiiresti tühaks saab. Aga senne peale ma pole mitte tulnud, et Vanamor magu sõukest tola teeb. Täitsa ma oli tüki aega ühna tumm. Ja see läks mul täitsa meelest et ma pidi ju Vanamarli ka oma uuest seadused teeda andma. Ei tea, võib-olla oogid parram, et ma senne koha pealt oma suugi enne hoidsi. Ei aida mida, nüüd sa need ise mismoodi igatsugu uued lollid seadust su kodu rahule ja kuuris olemisele ühe korra kriipsu peale vedavad. Olga Neng. Külavarla mõtleb. Tervitus teitile. Nüüd on enne aasta jaanitule teepeedud, teiste sõnadega see on ajalugu. Ma käisin panga jaanitulel. Ei, see oli ka täitsa mehine kohe. Kõikide peel oli mõeldud, ja kui muidu on Saaremaal 9 jälga, siis 10 tehti sennel jaanitulel laste jaoks juure ning see oli lustjala. Lapsed said batuudi peal karada, nägust maalida, ühna 2 politseiautot tuletõrjemassinad olid ka nende jaoks kohale toodud, lövileust ja politseikoer Nublust rääkimata. Urve Kers käis huvilistega pangaloodust näitmas ja legendist rääkimas. Ja kui sa tahtsid kaatriga mere peal lusti sõitma minna, siis polnud muud taris, kui võtta 10 tükki punti, käi välja 20 krooni, mis muu meelest on ühna muidu, ning lase aga üle lainede. Ja Punasristi telk oli ka igaks juhuks üles pantud, ja nagu pärast välja tuli, polnudki tegaks juhuks. Ning kontsert, see oli sedas, et seal oli laulu, tantsu, kandlemängu, kes tahtis sai jõu ja ilunumbrit näita ning autasud olid peeres enne. Ja ega siis tantsimise koht ka tühi ei ole, kui kihnupoisid mängivad. Ja mis mu täitsa turraks võttis, see oli oksjon. Ja see raha pidi lastekodu jaoks menema. Ja kujutad sa nüüd üks mees ütles, et tal ei ole laste jaoks mitte millestki kahju ning keris 5-liitrise puntsu hinna Saaremaa koduõllega nõnda kõrgele, kui võta nüüd kuskist poolt kinni 1725 krooni. Vaat sõuksed mehed on mede naabrid. Ja kui ma siis kuulsin, et medepeelina Kärd jaanitulel pole peale kohvitantade ning tantsumemmede, ansambel oli muidud ka pärast, mitte mida tolnud, vaata siis tuli ikka kurptus peale küll, et me ei siin nenda kehvad oleme. See koos või ikka siis nüüd vaardi sesse saanud, sest siiamaani triblas päiges rohkem oma väljaku poole peal, andis valest söötusid, nüüd ooda ka siiski juba hästi ründama hakanud, kui jalgpallikeeli rääkida. Ega ma neid maailmameistrivõistlust suurt vaata ei saa, sest Vanamaril on seebid ja ta on ennel seisukohal, et maa pidi veel lollim olema, kui ne 22 tükki kerjudest särkidest tolgust, kes 1,5 tonde ühe väljagu veel ühte ainamat palle taga aevad. Ühe korra juhtuski, et Vanamar tuli Kärdeld ja mool oli televiisor parajate Lõuna-Aafrika peale keerd, kus jälle Brasiilia mängis kennegagi ja kui jälle kommentaator ütles, et kakajoose väljakul, pani Vanamar ernuma ja ütles, et kui nimekid juba sõsusto, siis saab seda mängu mitte tõsiselt võtta. Et ütlen param eesti keeles selgelt välja, et sett leppe platsi peal. Ja Vanamar ütles veel, et aina masi, kedast jalgpallis aitab vaatava kohtunik. See on õige mees, oma leppõus ning vile kenasti suus.
Ja teine asi, mis oleks peaaegu meelest läinud, vaata see oli see, et Riigikogu läks laiali. Ei mitte selles mõttes, mis sa arvad. Nad läksid ka suise puhkuse peale. Ei saa nüüd aukuma hakata, et nad teed talvelgi tööd, aga ma ütlen, et tegevad õige küll ja ühna mehesti ja kui jälle keskmehed jälle öölaulupidu või seda eeledamist seal tegevad, siis ei saa nad magamisaegus ju ka silma mitte kinni. Ja mul on hea meel senne üle, et just medesaadikud, Kaupsiene ja Männitarmu ei ole mitte üks kord puudunud, ehk nad on keegil 72 istungil kinasti kohal olnud. Ja et poliitikutel puhkus ja ma lugesin, Sepik kuskis poolitas maha, et suveaegus ei maksa valijad tülitamette. Vaata, siis ma tegisi Riigikogu jaoks valmis 10 käsku, et nad, senneks ajaks peheõpiks, kui sügis tuleb ja valijad jälle ausesse saavad, sest kevad on ju parlamendi valimist. Ning ne 10 käsku siis käivad sedamoodi. Esimene sõuke. Ükskõik, kes mida Riigikogu saalis ütleb või infotundis küsib, see peab sennega jääma, seda ei tohi taga rääkida mitte. Teine, et sul igav ei oleks, siis hakka kohe nendagu taamrikolk soo käind nupule vajudamise mängu mängima ning vaheaegast võtma. Ei lase omal silma kinni, aga teistel ka mitte magama jääda. Kolmas, kõikidest opositsioonitehete eelnõudest tee mustad nõud ning see ei ole mitte sõnu asi, kes neid pärast pesema hakkab. 4. Kui sa opositsioonis oled, siis sa pead andma omast kõik, et su 200 seaduse paranduse ettepanekut mitte 2 minutiga konile läbi ei kukudata. 5. Kui sa ei saa ega taha mitte istungist osa võtta ja sul plaanis hiljaks jääda, siis helista kohe järgmale ja anna teada, et sa pead ootamatult oma valijatele menem vutimunastesse söötma või Afganistani mederahu valveid üle lugema. 6. Söökla saba pead sa austama, trügi ette ja kima laudade vahel sedamoodi ringi, et pintsakuelm koore teise mehe porsikaussist menema viib või sa ise kinnelegi tomaadimahla sülese lennudet. 7. Kui see jutt, mis pultist räägitakse sulle igavoo, siis võid vabalt mööda saali ringi jaluta, selga siruta ja erakonnakaaslasele blondiini anekdootist jutusta. Sa võid isegi uksest ühna õue rahvaga rääkima minna, kui sa pensionäride käest kere peale korda saada. Ja sa pead olema aus ning otsekohene. Kui juhtub, et su süda kennegid peale seal Riigikogus täis saab, siis ütle talle seda otse välja, mitte selja taga. Ja sii võid vähe hermuta ka ja öelda sedamoodi, nagu Tsarn ütles, et vasagu keega lööma hobuse maha ja paremat ma karda ise ka. Ja 9. käsk on sõuke, ole rõõmus senne üle, et su palka keskid vähemaks ei võta ja mõtle senne peale, et su töö nagu armastus, mis algus teeb vähe haiget, aga kõik see, mis pärast tuleb, on puhas mõnu, millega ühna ruttu harjub. Ja 10. käsk on eraldi peaministri jaoks. Ja see on sedamoodi. Kui sa tahad egatsugu paadi ja rosinasaia maksud Tallinnas kautada, vaata siis pead arvestama sennega, et Tallinna linnapea on ainam inimene maailmas, kes peale Sokk Norrise pöörduks ja jääkseb pauguga kenne lüüa. Ning matemaatikat tunneb Tallinna linnapea ka heasti. Ta muistab nulliga jagada ning 2 korda lõpmatuseni lugenud. Vaata, ne olid nüüd 10 käsku, aga sa jäta meele siia, et oome on 7 magaja päev ning vanasõna ütleb sedavisi. Kui 7 magaja päeva müristab ja vehma sajab, siis tuleb veel 7 viljatera ülese ja hakkab kasuma. Ja olga neng. Küla-Karla mõtleb. Tervidust teitele. Oled sa nüüd ennast välja maganud? Piud otsas, Jaani tuled läbi. Lõkke asemed ajavad veel kuskis pool vähe suitsu välja. Aga sa pole oma liigamet teinud. Tule vastu ju jälle, Jaani tuli joosa tahad, selle ka ikka vaate. Ja messis enne aasta Jaani tulel siis nenda põrudavad oligid. Nagu tega aasta, kes sõidab autoga kuskis pool senne, kus ei peaks sõitma. Kes on riidukeskkond, kadagate vahel vähe nenapehtegid saanud. Kus pool saab pereisa mehest jälle võtta, et kennega sa sõna jala õit otsimis käisid ja kus pool sa seda nenda kaua eiga otsist. Muidu too jaanipäev kina aeg naisele minna või meest vetta.
ei, mitte vastupidi, sest kui sa mehele menekust räägid, siis võib naisterahvas nüüd vihasti ja mehe kohtu kaibata, et teda paari mineku juures ahistanud. Tänapäeva ju asjad vähe teistmoodi, kui enne vanast olid, siis kui ma veel omal noori, kui praegus vanamori vetsi. Ja ei, me ei pole oma pulmast jaanipäeva ühtit pidanud. Me tegime oma pulmad 3 päeva ennem oktoobri-pühast, et saaks ikka kainepeega Moskvas punasel väljakul paraadi vaate televiisorist ja mismoodi papist rakettist autopeel tribüüni eest läbi veedi ja Brežnev nendele tasakesti lehvides kõvasti poleks saanud ju kätt liiguda. See oleks otsast kokkund. Ja selle jaani aegus oli mul ju ka keedjalad tööd täis. Ei, õigem oleks siiski tööld, et suu oli tööd täis, sest ma pidi 3 päeva jooksul 4 kohtus olema. Me oleme jälle Pärnu valli käärus. Seal on jälle vanade inimeste pidu. Nõnda, et kui sul on mulle mida ütelda või tahad sa nõnda sammati sisse käia, tulegas enne. Panem 2 mehe sae käime. Ja vihma tuli ka selle jaani aegus nagu tega aastagid nõnda, et ma ütle ausalt, see ilmajaam võib õige ennustamist tahab. Ilma ikka sõsun nagu ta oo. Ja üleüldse on mul sõsun mõtlemine, et ilma ennustamise peale ei maksa raha mitte raisadagid. Medel ju looduslikud ilmajäämad olemas. Ne on mede 4 aasta aega. Näi ütle, mis tähtsus selle loo, et seda peab nüüd üle terve maa ilma kuulutama, et medel on täna 25 kraadi sooja, homme 17. Samati ju talve külmakraadidega. Sest äga meie ei viska ju kevade oma kasuguid kampsuneid minema, et ei tea, mis on see talv ometi tuleb. Või viime oma vanad ujumise püksid sügise katsupoja ukse juure kasti ja ei tea, kas saabkid järgmist või päigest võtta või merevees oma asjandust korra liutada. Või siis, kui jälle suvi paistab 2 päeva päiges, 3. äkist sajab, kas me siis ajame silmad suured ülladusest pungi, ütleme, oi, ei tea, mis nüüd küll saab. Ei saa ju medad. Sa vetad varna otsast pehmavarju või tõmmad midad sõsust omal üle, kus kapuuts külgisoo ja lähed rahulikult oma asju aema. Ja senega, mis siia jälle Euroopas kevade mitu aastat järjest olnud ja üle ujutanud, meie oleme sellega siia harjunud ja ma usu, et need on seal ka ammu harjunud juba. Aina masimesse ettekuulutamist siiski vähe tahaks. Medel pole jälle senega siin midagi teha, sest medel neid tsunamisid ei ole mitte. Vaata nagu Smuuli Juhan armastuse kohta ütles, et nenda aidab siis tsunami kohta ka öelda, et kui ta ikka tuleb sulle selga kut äke ja pehekut lõpsipink, vaata siis ta tuleb nii. Ja kui sa nüüd natustki ennem sellest teede saad, siis sa muistad ikka vähe kõrval hoida, see on aina masi. Ja sellepärast mõtle, kui sa ilma koha pealt tahad täpselt teeda, pesta umigu kella 6 aigust nena ukse vahelt välja, vaada mösundu taevasoo, mõtle vanarahva tarkuse peale ja sulle korra pealt selge, mis vanajumal on välja mõtlenud. Ma annan sulle siibreed vähe vanade inimeste tarkust juurde ka. Tuleda nüüd meele, missuguse ilmaga sul jaanipäeva aegust tegemist oli. Sest vanarahvas ütles sedamisi, et kui päiges jaanipäeva hommikul selgesti tõusis ja õhtu selgesti looja läks, siis tuleb ilus ja kuiv heinaaeg. Ja kui jaanipäeva vihma sadab, tuleb märg rugilõikus ja talvel palju lund. Ja veel öeldakse sedamööda, et kui jaanikuu vihm puistab põllale kulda ja rammutab mulda. Ja enne jaanine vihmu suureks kosuduseks jälle põlluviljale, pärast jaanine aga kautuseks heinatööle. Ja kui rugis enne jaanipäeva õitseb, siis tähendab see head saaki. Ja jaanipäeval peebki trugi peas juba tera algus sees olema, et jaagupäevaks äk siis 25. juuliks, see on täpselt 6 aja pärast, saaks uudse leiba. Ja kohe pärast jaanipäeva, äk siis, hoome juba, siis algas juba vanasti päris heinaaeg. Sest jaanipäev pidi põllumehel üsna sedamoodi ütlemagi, et veta nüüd vigat varnast ja reha rehe alt ning mene heinamaale. Heina tehti muidu juba ennem jaani ka, sest ennem jaani heinakõrre külges pidi nael mett olema, pärast jaani aga nael vett. Aga see peaks olnud nüüd ka teed olema, et 27. juuni ehk esmapäeva 7 magajapäev.
vaata senne kohta üks legend, mis on üsna Süüriast ja see räägib jälle rikkast kristlasest noormehest, kes taga kiusamise päevadel seal kunagi heasti ammu peitsid ennast hukkamise eest koopasse. Ja nende varjupaik oli siis äkkisti avastat ja müüritigid nad kinni sinna. Nõnda nad uinust seal sees ja 208 aastat hiljem leidis üks karjuskoopa üles, tegi selle lahti ja ära ta uinujad üles. Ja senneks ajaks oli ristiusk juba ka igas pool au sees. Mederahva kalendris muidu sennel 7. magaja päeval suurt tähtsust ei ole. Ainult arvadaks, et senne päeva siis sajab kas siis 7 päeva või kes tahab, ütleb 7 nädalat järjest. Ja 29. juuni kalendris jälle Peeter-Pauli päev. Ehk siis suvine Peetripäev. Ja see pidi ersadel ja moksadel, vaada, ne ju kõik mede sugulast. Ja venelastel ka suur püha olema ja jaanipäev pidi senne kõrval ikka üsna poisik olema. Ja nõnda palju ma lugesin veel välja, et sennel päeval pidid nad siis igat sugu ohvripalvust pidama, ohverdati seal lambuid, lehmi, varssast, ärgast, kõiksugu asju. Ja joo senne pärast, et ta jälle need mede sugulasrahvad OCB medel ka kalendris nimeidat. Siin ma soovida soole küll, ärge seda kodu järgi tehke. Ja nälenda hoogid jälle sedasi, et päev jääb kukesammu verra lühemaks, aasta hakkab tasakasti maha käima, soole ma soovida, et saa aja oma vedru ikka pengul. Olga ning. Küla Karla Mätt